Siin ajaloolises ruumis mõtleme siis Tallinnast ja Tallinna arengukavast, aga kava tegemiseks on vaja ka kava ja rääkida raamist ja aegadest. Sõna saab Tallinna strateegiabüroo juht Toomas Aidak. Head koostööpartnerid, kolleegid, kõigepealt ma tänan teid, et tulite siia. Väga hea meel on, et meid on nii palju. Alustuseks haaran kinni Tarmo mõnest näitest selle kohta, et Tallinnas päris hea elada. Vaadates erinevaid kriteeriumeid, erinevaid valdkondi võrreldes teiste linnadega, et võib-olla me igapäevaselt unustame selle natukene ära, aga tegelikult meil asjad päris hästi toimivad. Aga tuleviku planeerimise kontekstis ka väljakutse, et mida paremini, mida rahulolevamad me oleme, seda võib-olla vähem on meil seda julgust algatada muudatusi. Sest kui see, mis me oleme teinud, toimib, siis milleks muuta. Ja võib-olla meil on natukene vähem motivatsiooni rohkem pingutada. Kõhutunne küll ütleb, et oleks veel parem, aga samas sellist päris nagu motivatsiooni teha ei oleks. Reeglina muudatusi siis, kui on kriis. Et kriis sunnib meid kiiresti ennast kokku võtma, tegema julgeid otsusi, tegema muudatusi. Praegu meil kriisi ei ole, loodetavasti lähiajal ei tule. Ja selle tõttu tegelikult ainult alternatiiv on see, et ma vahetan selle mikrofoni ära, see on alternatiiv. Nii, aga mis puudutab tuleviku planeerimist, siis alternatiiv on see, et me lihtsalt võtame natukene rohkem aega, tuleme kõik kokku, arutame natukene kauem ja proovime leida seda inspiratsiooni, motivatsiooni, et teha asju veel paremini. Ja täna me siis tahaksimegi linnavalitsuse poolt tutvustada seda meie ettepanekut, et kuidas me võtaksime selle aja, kuidas me tuleksime kokku järgmise 1,5 aasta jooksul, mõtleksime välja, et kuhu me tahame Tallinna arengus 5, 10, 15 aasta jooksul liikuda. Ehk siis minu ettekande põhifookus on sellel, kuidas me arengukava koostame, milline on see protsess, kuidas selles osaleda saab, lõpetuseks ka natukene seda, et millised võiksid olla need lähtekohad, aga ma kulutaksin veel natukene teie aega selle peale, et põgusalt rääkida, milline on arengukava koostamise protsess kogu Tallinna strateegilise planeerimise protsessis tervikuna. Et kui te panite tähele, siis ka linnapea mainis, et tahaks, et meie arenguplaan ei jääks tolmu koguvaks vihikuks riiulil ja ma arvan, et need inimesed, kes siin aastate jooksul on strateegilise planeerimisega kokku puutunud, ka nendel võib see mure olla. Et siis ma soovin rõhutada seda, et selle plaani koostamine ei ole asi ise enesest, et see on osa suuremast organisatsiooni arendamise protsessist ja selle lihtsalt nagu kinnituseks mõned mõtted, need on suhteliselt lihtsad mõtted, te olete kindlasti nendega kokku puutunud, selle tõttu ma ei kuluta palju aega selle peale, aga ikkagi nagu rõhutada seda üle, et mida me soovime strateegilise planeerimise protsessis saavutada. Esiteks, lihtsustamine. Meil on liiga palju arengudokumente, ma arvan, et te kõik teate seda. See arenguplaneerimise protsess on liiga keeruline, meil on liiga vähe inimesi, kes suudavad ennast kõikidest nendest dokumentidest läbi närida ja aru saada, et mis meie plaan siis tegelikult tervikuna on. Ehk siis esimene asi, lihtsustamine. Teine, millele lihtsustamine peaks kaasa aitama, on see, et me suudaksime natukene paremini kokku panna strateegilise planeerimise, operatiivse planeerimise ja finantsplaneerimise, mis kipuvad meil olgem ausad, kipuvad olema eraldi silotorniseks. Et proovime neid rohkem kokku panna ja üks selle eeldus on lihtsustamine. Ja tervikuna võiks see viia siis selleni, et me teame, miks me asju teeme, kuidas me teeme ja mida me teeme, nagu Simon Sinek on miljonitele inimestele YouTube'is õpetanud. Et ka strateegiline planeerimine ei ole asi iseenesest. Me teeme seda lõpuks ju sellepärast, et osutada mingisuguseid teenuseid, muuta linnaruumi, keskkonda paremaks ja selleks on meil vaja head organisatsiooni. Siis lisaks selle arengukava koostamisele, strateegilise planeerimise parandamisel me tegelikult tegeleme kogu linna organisatsiooni arendamisega, et kõiki neid plaane edukalt ellu viia. Et see on see taust strateegilise planeerimise poole pealt. Nüüd konkreetsemalt natuke, et mida me tahame, milline see arengukava siis võiks olla, mitte ainult selle sisu poole peast, vaid üleüldiselt, milline dokument see on. Siis esiteks seal kindlasti peaks olema ambitsioon. Ambitsioon selles mõttes, et loomulikult plaan sisaldab eesmärke,
Aga kui need eesmärgid on oleksid tagasihoidlikud, siis me teid tegelikult siia nii suures saalis kokku ei kutsuks ja nii palju aega ei kulutaks, et tagasihoidlikke eesmärke me suudame seada ka väiksemas seltskonnas. Aga meil võiks olla ambitsioon ja ambitsiooni seadmiseks on meil tegelikult kõigil vaja kokku tulla ja leida see aeg nende seadmiseks. Siis teine asi, eelmise slaidiga seonduvalt, et kogu see lihtsustamise protsess võiks viia selleni, et arengukava on reaalne tööriist. Et teda on võimalikult lihtne lugeda, et ta on võimalikult arusaadav, nii palju kui sellised dokumendid seda olla saavad, aga ta tõesti moodustab tööriista sellise strateegilise planeerimise tööriista kohvris. Ja kolmas asi, mis võib-olla seni on vähem tähelepanu meil planeerimises leidnud, on see, et me võiksime rääkida ka loo. Sellepärast, et ükskõik kui lihtsa dokumendi me koostame, kui lihtsa plaani me koostame, enamus inimesi seda ikkagi nagunii ei loe. Aga mida nad võib-olla suudavad hoomata, on see lugu selles, mingi 1-2 võtmeasja. Ma toon näite, ma arvan isiklikult, kõige parem lugu, mida üks avalik sektor kunagi on rääkinud, on eelmise sajandi 60-ndatest, kui Ameerika valitsus ütles, et 10. lõpuks me viime inimese kuule. Inspireeriv, motiveeriv, lihtsasti arusaadav, sellel oli veel see hea lihtne omadus, et see oli väga lihtsasti mõõdetav, inimene kas on kuu peal või ta ei ole kuu peal, et mõõdetavus on ka oluline. Et kas me nüüd nii head lugu suudame rääkida, on omaette küsimus. Kui vaadata seda, mida Euroopa Liit praegu teeb, siis seal on näiteks sellised lood, et 100 süsiniku neutraalset linna aastaks 2030 või plastiku vaba ookean. Mitte nii ambitsioonikad kui inimene kuule, aga siiski, või mõnes mõttes kindlasti ambitsioonikamad isegi, aga võib-olla mitte nii ägedad lood, aga siiski sellised, millest on võimalik aru saada. Ehk siis see on see laiem protsess, korraks teie aega kulutades, et kus see arengukava koostamine meil üldsises planeerimises ja juhtimises linnas on. Nüüd tulles siis aga selle juurde, et miks me täna siin oleme, teile tutvustada meie mõtteid kogu sellest protsessist ja kuidas selles osaleda, siis kõigepealt see, mis me praeguseks hetkeks oleme ette valmistanud, et kaasamisprotsessi alustada. Kõigepealt me oleme loonud ametite üles koostööplatvormi nimega Strateegiaüksus, mis siis sisuliselt kogu seda infot kokku võtab, analüüsib ja sisendi annab kirjutamiseks ja sellel strateegiaüksusel on moodustatud ka linna juhtkonna liikmetest juhtrühm ning linnavälistest ekspertidest, kes valdavalt on teadusasutustest nõukoda, kes annab siis nõu. Ning lisaks lõpuks on vajalikud ka töömesilased, kes asjad kirja panevad ja organiseerivad ja toimetavad, on loodud väikene struktuuriüksus, strateegiabüroo, kes siis põhimõtteliselt toimutab kui sekretariaat sellele strateegiaüksusele, juhtrühmale ja nõukojale ja lõpuks kõik asjad kokku paneb. Lisaks volikogu on suvel algatanud arengukava koostamisega ametlikult oma otsusega ning strateegiaüksus on siis teinud sellised esimesed ettevalmistavad alustanud ülevaatamist, mis on meie praegused eesmärgid, millised on trendid, kuhu suunas me liigume, mida me põhimõtteliselt võiksime teha. Lihtsalt, kui nüüd jäi segaseks, et mis büroo, mis üksus, mis juhtrühm, et siis siin on veel see skeemina ja kui te olete huvitatud sellest, et kes on nende liikmed, tahate ühendust võtta, siis nende liikmete nimekirjad leiab ka meie kodulehelt. Nüüd pannes selle protsessi ajateljele, me oleme selle punktiirjoone juures, ehk siis nagu öeldud, volikogu on arengukava koostamise algatanud ja strateegiaüksus on ettevalmistavat tööd teinud ja me alustame kaasamisprotsessiga. Kaasamisprotsessi esimene samm on suunatud võimalikult laiale avalikkusele. See on ideekorje Tallinna veebilehel. Kuu aja jooksul me ootame selle esimese ideekorje faasis eelkõige neid eesmärke, ambitsioone, soove, milline Tallinn võiks olla 5, 10, 15 aasta pärast. Ja nagu öeldud, see on võimalikult laiale auditooriumile, et kõik inimesed saaksid siis kuu aja jooksul seal kirjutada, kuidas nad näevad Tallinna tulevikus. Siis pärast ideekorjet me alustame töötubadega. Selle aasta jooksul on plaanis teha 4 temaatilist töötuba, mis eelkõige on siis suunatud partneritele, organisatsioonidele, kellega me koostööd teeme ja keda Tallinna linna tegevused vahetult puudutavad. Samal ajal paralleelselt me hakkame tegema uuringuid ja analüüse, kuigi ma täpsustan siis seda, et me võimalikult vähe
proovime teha ise uusi uuringuid ja analüüse, vaid pigem nagu keskenduda sellele, et kasutada ära olemasolevat teadmist, põhimõtteliselt analüüsida analüüse. Ja see protsess kestab kogu arengukava koostamise aja. Aga nüüd selle esimese ideekorje, esimeste töötubade ja muu info kogumise baasilt me järgmise aasta veebruariks tahaksime kokku panna arengukava esimese tööversiooni, et meil oleks järgmine aasta juba midagi ees, mille põhjal arutama hakata. Ehk siis meil oleks esimene versioon eesmärkidest, me saaksime üle vaadata, et kas need eesmärgid on need, millest me aasta lõpus rääkisime, ja saaksime edasi minna ka sellega, et millised on siis need tegevused, mis aitaksid meil eesmärke saavutada. Ehk teeme uue ideekorje jälle internetis Tallinna kodulehel ja jätkame töötubade ja aruteludega kevade, suve ja sügise alguse jooksul. Ja nagu öeldud, sellega paralleelselt siis analüüsid, uuringud lähevad edasi, me kirjutame sellest tööversioonist edasi juba arengukava eelnõud, mille me loodame järgmise aasta lõpus, ülejärgmise aasta alguses valmis saada, siis 2020 alguses veel viimane lihv, ülevaatamine, kas asjad said niimoodi kirja, nagu me tahtsime, võimalused parandada, täiendada arvamust avaldada ja 2020. aasta kevadel võiks linnavalitsusel olla võimalus see dokument esitada volikogule, nii et volikogu saaks seda arutada ja loodetavasti vastu võtta enne 2020. aasta suve puhkuseid. Eks see on see protsess laiemalt ja nüüd siit uuesti üles noppides neid kohti, et kuidas on võimalik arengukava koostamises osaleda, siis peamine infoallikas on meie koduleht ja selle alaleht strateegia. Seal on teil võimalik ka liituda uudiskirjaga, sest arusaadavalt ju igapäevaselt meie kodulehte ei vaata, aga kui te olete nõus sellega, et teie postkasti potsatavad teated selle kohta, kui meil on mingi järjekordne sündmus või info kogumine või mingi muu asi, kus saaks osaleda, et siis on hea, kui te olete uudiskirjaga liitunud. Nagu öeldud, 2 ideekorjet Tallinna kodulehel Foorumis, Facebooki grupp, proovime olla ka siis selles mõttes ikkagi kaasaegsed ja võib-olla pakkuda sellist kohta, kus see arutelu on natukene vähem formaalne ja vabam. Nagu öeldud, temaatilised töörühmad, millest 4 sellel aastal ja umbes 6 järgmisel aastal, ka linnaosades, see on nüüd natukene hetkel veel ebaselgem, aga linnaosades nendele inimestele, kes ei taha, ei saa või mingil muul põhjusel interneti ideekorjetes ei osale, et siis linnaosades me prooviksime jõuda ka laiema avalikkuse juurde ja küsida nende arvamust, pakkuda võimalust kaasarääkimiseks juba sellistel väiksematel sündmustel. Ja võib-olla kõige olulisem see, et alati on võimalik meiega ühendust võtta, et kas kirjutada aadressil strateegia@tallinnlv.ee, helistada või võtta ühendust ka oma kõige lähedasemate partneritega linnavalitsuse ametites, et seda me kindlasti väga ootame ja ärge kõhelge oma ideid, soovitusi, kas kirja panemast või meile helistamist, meiega kohtumist, et see on kindlasti hästi oluline. Nüüd, tulles nüüd rohkem siis selle sisu juurde, et see on protsessi pool, kui see jäi segaseks, siis pärast on küsimuste võimalused ja me saame täpsustada, aga tulles nüüd sisu poole, ehk nagu ma ütlesin, strateegiaüksus on arutelu algatamiseks mõned mõtted ette valmistanud. Ja ma tutvustan siis neid ettekande lõpus, aga veel sellised paar üldisemat asja, millest me soovime lähtuda, on see, et hetkel käib väga usin planeerimisprotsess. Et nagu ka varasemalt öeldud, Euroopa Liidu, Eesti riigi, Harju maakonna ja nii edasi, et väga palju planeerimist käib ja me üritame võimalikult mitte neid protsesse dubleerida, vaid kasutada juba olemasolevaid platvorme, arutelufoorumeid, osaleda nendes, tuua see info ise koju ja mitte nagu paluda teil kõigepealt osaleda ühel üritusel ja siis pärast meie sündmusel eraldi. Et võimalikult integreerida erinevaid planeerimisprotsesse, sealt tekivat infot. Näiteks ühe näitena me ei tee eraldi globaalsete trendide kajastamise analüüsi, et me lähtume sellest, mis on tehtud või tehakse riikliku strateegia Eesti 2035 raames, et tõesti mitte vaevata teid sellega, et me tuleme sama asja arutama uuesti. Ja see, millest tegelikult linnapea alustas, kui ta ütles, et Tallinn on kasvanud, et me lähtekohana ikkagi võtame selle, et Tallinn kasvab
edasi. Vähemalt lähiaastatel me kasvame, ehk siis me peame planeerima kasvavat linna ja see on nagu omaette väljakutse. Nüüd rohkem sisu poole veel, ehk siis ma olen siin maininud seda sõna ambitsioon, et kui meil praegu on hästi, siis kas meil on ambitsiooni teha veel paremini, et mis see ambitsioon olla võiks. Kõige lihtsamalt võttes, meie ambitsioon ikkagi võiks olla maailma parim. Ei ole mõtet nagu seada väiksemad eesmärke. Omaette küsimus on see, et milles maailma parim. Et Tarmo ütles ka, et New York, London ja Singapur me kunagi ei hakka olema, ei olegi vaja. Me ei ole arvatavasti ka need väljakutsujariigid selles teises ringis, ka seda ei ole vaja. Aga küll, mida me saame pakkuda, on tõesti parim elukeskkond nendele inimestele, kes Tallinnas elavad, nendele ettevõtetele, kes Tallinnas äri teevad. Me saame teha seda, et inimesed, kes siin on võimalikult maksimaalselt rahul, et see on nende eelistatud elukeskkond, ehk siis selles mõttes maailma parimad me võiksime olla. Mis need tegurid siis on? Et kas natukene sinna innovatsiooni, elustiili või mis kategooria poole? Et meie selle diskussiooni natukene raamistada, et asjad nagu päris lappama ei läheks, et räägime ühest asjast, teisest asjast segamini, siis me mõtlesime välja hästi lihtsa sellise struktuuri, milles võiks neid teemasid püstitada ja arutelusid vedada. Kõikidele linnadele on see põhimõtteliselt ühesugune. Linnaruum, linnainimesed ja kohalik omavalitsus kui teenuse osutaja nendele inimestele selles linnaruumis. Et selles 3 plokis me võiksime alustuseks rääkida. Ja kui ma mainisin seda, et me võiksime rääkida ka lugu, mitte lihtsalt sellist kuiva teksti, siis me tegime esimese väikese näpuharjutuse, proovides olla ka loovad ja natuke inspireerivad ja nimetasime need võib-olla natukene siin kuivad terminid natukene inspireerivamate mõistetega ja natukene suunda andavate mõistetega. Ehk siis linnaruum kui ägedad naabruskonnad. Ja miks ägedad naabruskonnad? Sellepärast, et kui me räägime linnaruumi atraktiivsusest, siis mulle tundub väga sageli me kipume keskenduma sellele, et meil on vaja tugevat kesklinna, mida meil kindlasti on vaja, ja võib-olla siis mõned üksikud ägedad telliskivikeskused või midagi sellist, aga kui vaatame linna tervikuna, siis tegelikult igas linnaosas, igas naabruskonnas peaks olema selline keskkond, et inimesed tunneksid, et see on see, kus nad tahavad olla, et see on see äge keskkond, kus oma nii sõprade, pere kui ka täiesti võõraste inimestega aega veeta. Siis linna inimeste osas me ei suutnud veel midagi päris inspireerivat välja mõelda, aga 2 sellist olulisemat märksõna, kuhu suunas me tahame liikuda, on see, et inimesed oleksid aktiivsed ja nad oleksid hoolivad. Aktiivsus kõige laiemas mõistes, alates füüsilisest aktiivsusest kuni ettevõtluseni, ettevõtlikkuseni, aktiivsuseni kogukonnas ja nii edasi, et me lõpuks sõltume sellest, et mida me siin linnas teeme. Ja teisest küljest hoolivus, millel ma natukene peatun pikemalt viimase slaidi juures. Parim argipäev on lugu sellest, kuidas kohaliku omavalitsuse ülesanne tegelikult on lahendada neid väikseid argiseid muresid, isegi muresid, aga väikseid argiseid asju, millega inimene igapäevaselt linnas elades kokku puutub. Et ta ei pea ilmningemata minema selliste isiklike, eneseteostuslike, filosoofiliste küsimusteni, vaid et see, kui me lahendame need väiksed lihtsad asjad võimalikult efektiivselt, sageli võib-olla isegi taustal ära, nii et neid ei pane tähelegi, et siis ongi kohalik omavalitsus selle parima argipäeva loonud. Ehk need on need 3 sellist teemaplokki, milles diskussiooni seada. Aga nüüd veel konkreetsemaks minnes, et mis siis ikkagi võiksid olla need konkreetsemad teemad, et kui Tarmo ka rõhutas või näitas neid erinevaid valdkondi, turvalisus, haridus, õhukvaliteet, et mis siis nendest teemadest võiksid olla need, mis on inimeste jaoks võimalikult olulised ja kus on meie konkurentsieelis ja samas, kus meil on ka veel arenguruumi. Ja strateegiaüksuses, koostöös ka strateegiaüksuse nõukojaga, me oleme alustuseks välja valinud 5 sellist teemat. Need on haridus, eluaseme kättesaadavus, avaliku ruumi kvaliteet, liikuvus ja hoolivus. Ja põgusalt siis mõni lausega, miks need on valitud. No see, et haridus on meie jaoks oluline, see on juba mõnes mõttes klišee, aga klišee on see sellepärast, et see on lihtsalt nii tõsi. Et me suuresti kogu oma edukuses sõltume selles, kui nutikad me oleme ja haridussüsteemil on siin oluline osa mängida. Eluaseme kättesaadavus eelkõige tuleneb globaalsetest trendidest. See, et linnastumine, globaliseerumine
ja targal majandusel põhinev majanduskasv on viimas selleni, et hoolimata sissetulekute suurenemisest tervikuna, samal ajal kipub suurenema ka sissetulekute erinevuseks segregatsioon ja ühe selle väljundiks on see, et suurtes globaliseeruvates linnades eluase on järjest rohkem või raskemini kättesaadav. Ja Tallinna puhul on siin veel eraldi probleem, et suur osa meie elumufondist on ehitatud eelmise sajandi keskpaigal, suur osa sellest on moraalselt vananenud, aga mõnekümne aasta pärast on see võib-olla ka tehniliselt vananenud, meil on omakorda selline väljakutse, mida oma elamufondi osas teha. Avaliku ruumi kvaliteeti tulevad kokku paljud erinevad teemad, aga et hästi lihtsalt kokku võtta, et mis see võiks olla, siis selline pilt, et avalik ruum võiks olla hästi kasutatav, mugav, turvaline, iseseisvalt kasutatav nii 8-aastasele lapsele kui 80-aastasele inimesele. Et ta on kõigile tõepoolest mitte ainult kui läbikäigu hoov, vaid koht, kus saab aega veeta, kus saab olla, mida saab kasutada. Liikuvusest, see, et toimiv liikuvus on osa heast parimast argipäevast, et sellest vist pikalt ei ole vaja rääkida, võib-olla lihtsalt mainida seda, et see on tegelikult selles mõttes hästi väljakutset pakkuv temaatika, et meil kipub igal ühel olema erinev arusaam sellest, et milline on hea liikuvussüsteem. Põhimõtteliselt me teame küll, mida on võimalik teha, mida saab teha, aga see kompromiss, et mida me siis lõpuks teeme, millise liikuvussüsteemi me loome, see kompromiss on päris raske tulema. Ja nagu ma ütlesin, ma lõpetan hoolivusega. Hoolivus kui selline liim, mis hoiab meie kogukonda koos, kas me nimetame seda sotsiaalseks sidususeks või sallivuseks või kuidas iganes, aga põhimõtteliselt see mõte, et meil võib olla hea eluase, hea haridus, hea liikuvussüsteem ja kõik, mis veel iganeseks, aga kui meil ei ole sellist suhtlust oma kaaskondlastega, mitte ainult oma pere ja lähedastega, vaid tõesti nende võõraste inimestega, kelle linn on kokku toonud, et siis see võib-olla ikkagi ei ole veel see päris parim argipäev. Et selle tõttu see hoolivuse nüanss siia lõppu veel juurde tuua. Ja sellega ma tänan. Kui nüüd see fookus pidi eelkõige olema protsessil, kuidas sellel osaleda, et kui see jäi segaseks, siis seda me saame veel täpsustada. Just nimelt, kiirelt võtame selleks 2 minutit, kui on kiireid küsimusi saalist, andke märku, ääremärkusi just selles osas, mis puudutavad strateegia kava. Ja protsessi loomet, kuidas selles osaleda. Me saame sellest ka pärast arutelu raames rääkida midagi. Hüva, aitüma. Eerikul vist on küsimus. Jaa. Mikrofon tuleb kohe. Et linnapea ütles väga hästi, et oluline on see pluss seal lõpus, eks ole. Aga miks ikkagi see 2021? Tähendab, natuke linnade strateegiast üht-teist teades, ma väidan, et selle ajaga see midagi pöörata. Tähendab, et see segab tegelikult. Et see 2021 on seal nagu toonitatult välja toodud, et kas on mingisugune variant, et selle horisondiga saaks mängida või on see kivisse raiutud ja täpselt niimoodi jääbki. See pluss on pandud sinna just sellepärast, et see horisont on tegelikult lahtine, et kui me vaatame riigistrateegiat, siis on see 35, ka Harju maakonna strateegiat tehakse 35 perspektiivis, suure tõenäosusega meil tuleb see ikkagi ka siis samasuguses aja perspektiivis, aga kuna me seda otseselt kokku leppinud ei ole, ka arvestades seda, et tegelikult neid asju, mida me 15 aastat ette näeme, väga palju isegi ei ole, et need on nagu mõned asjad, mõned trendid, et siis see lõpukuupäev ei ole niivõrd oluline isegi, aga küllap me selle protsessi käigus kokku lepime ja kas me tuleme siis 30, 35 või 40 peale, et see on juba meie enda kokkulepe. Aitäh! Ja viimane kiire küsimus. Pigem ettepanek, et hästi äge oleks, kui selles kogu protsessis, mis see kaasamist puudutab, oleks kaasatud ka tavapärasest erinevad inimesed, hästi noored, näiteks kooliõpilased, hästi vanad, pensionäride klubid, erivajadustega inimesed, et sageli lihtsalt see kaasamisprotsess loomulikul moel nendeni ei jõua ja selleks tuleb lisavaeva näha. Aitäh! Kommenteerin lihtsalt.
jah, täiesti tõsi, et kui me vaatame seda seltskonda, kes meil täna siin kogunenud on, et siis on need ikkagi aktiivselt, igapäevaselt ühiskondlikus elus ühel või teisel moel osalevad inimesed ja me oleme täiesti teadlikud, et sama formaadiga jõuda noorteni, jõuda nendeni, kes igapäevaselt nende teemadega ei tegele, on keerulisem, on väljakutse, me peame selle nimel pingutama. See, mis ma mainisin linnaosade kontekstis, et see on nagu üks formaat, kuidas läheneda, sest linnaosa valitsused, meil on need asutused, kes oma elanikega kõige tihedamalt suhtlevad. Aga jah, kindlasti me üritame selles osas anda parima. Aitäh! Aitäh! Lähme edasi, kohe kutsun siia panelistid, aga vahepeal vaatame, mida rahvas arvab. Linn peaks kaasama kodanikke, sellepärast, et kui kodanikud lahkuvad linnast, siis pole enam linna. Linn ongi kodanike linn. Ega linn ei ole mitte majade linn, mitte linnapeade linn. Linn ongi kodanike linn. Ma arvan, et iga inimene saaks tegelikult oma linna heaks seda ära teha, et ta küsib mõistlikke küsimusi, ta võtab sõna, kui vähegi võimalik. Ta otsib seda, et see linn, mida talle pakutakse, tõesti on selline parimatele teadmistele tuginev planeering. Ta alati saab tänapäeval igasuguste äppide, igasuguste rakenduste kaudu minna ja tõsta häält, võtta sõna. See vahel on ebamugav, see vahel on tüütu, aga tegelikult ma usun, et see teeb linna meile kõigile paremaks. No linn peaks kindlasti kuulama enda kodanike arvamust, sest kes selle linna ju ikka teevad, ikka inimesed, kes siin elavad. Ei saa juhtida veetsega ega kisakooridega ega kõige muuga linna. Linnal peab olema tugev juhtkond ja tugev juht, perspektiivse pilguga tulevikku vaatav. Muud võimalust ma siin ei näe. Linnakodanikud ei peaks ainult rääkima kaasa linna arengu planeerimises, vaid nad peaksid osalema linna arenguplaanide koostamisel ja nende elluviimisel. Ja väga tervitatav oleks see, kui kohalik võim looks need võimalused linna elanikele, et nad saaksid kõigi oma mõtteid, ideid lauale panna ja hiljem aidata neid ka ellu viia.